Mikko talu on alguse saanud 25 aastat tagasi ja talu on saadud päranduseks, on abikaasa sünnikodu olnud ja kõigepealt alustasime siis, et seda üldse korda teha, tahtsime endale sellist suvist lihtsalt mõnusat äraolemispaika, aga nüüd on juba 10 aastat oleme aastaringi siin elanud ja 15 aastat on teadlik tegevus aiaga peale seda, kui Räpinasse maastikuehitust läksin õppima. Oleme sellest ajast suutnud rajada 2 hektaril looduslähedase inglise stiilis taluaia, korrastada hooned enam-vähem ja praegu pakume külastajatele seda võimalust, et on võimalik meie aeda tulla, vaadata meie südamega loodud aeda. Taimi on meil üle 1500 oli, aga praegu on kindlasti vähem, sellepärast et me ei pea enam arvestust, kui palju, kus, mis, vaid me üritame ka ise nautida seda ja soovime ka, et meie külastajad saaks seda nautida. Siis on võimalik meie juures erinevaid üritusi pidada, kas pikniku, sünnipäevi, võimalus ka pulmi pidada. Esimene pulm on meie juures juba ära veetud. Kõike seda just inimesed, kes nagu hoolivad ka aia ilust, et võib tulla ka pikemalt siia nautima, et meie juures on võimalik ööbida, pakume võimalusel kodumajutust väiksemale seltskonnale. Samuti on meil väike käsitöö taaskasutuskoda, kus on siis nii mu enda tehtud käsitööd, taastatud mööblit kui ka heade sõprade tuttavate käsitööd, et oleks ka nagu talvel tööd ja tegevust, siis seetõttu on ka see müügikoht, eks ju, et oleks võimalik siis nagu külalistele pakkuda veel lisaväärtust. Samuti on meil võimalus või pakume võimalust igasuguste dekoratsioonide ja esemete laenutamiseks üritustele, sest paljud asjad on sellised, mida nagu ei raatsi ära müüa, aga kui on kellelgi nagu soov enda üritusel dekoratsioonina kasutada, et siis see võimalus on meie käest rentida. Meie aia külastamine on võimalik hooajaliselt kevadest sügiseni, olenevalt siis aastast maist oktoobrini. Eelnevalt oleks kindlasti vaja ühendust võtta, helistada mulle või siis meili peale kirjutada, sest see on meie enda kodu ja me aeg-ajalt oleme ka kodust ära ja käime ka tööl. Nii et me kõik ootame teid, aga olge kallid, andke endast enne teada, kui te tulete värava taha.